Tere kõik Esiliiga fännid, tervitame teid siit päikesest Elvast, et kohe-kohe kaasa elama hakata Esiliiga 3. vooru kohtumisele, kus koduvõistkond FC Elva võtab vastu külalised Tallinnast FCI Levadia U21 koosseisu. Tänase mängu vahetud emotsioonid toome teieni mina Elari Asi ja minuga kaaskommentaatorina FC Elva noortetreener Anti Arumäe. Tere kõigile! Enne kui meeskonnad platsile tulevad, siis Kruus pani müüri paika. Kotonik annab üle jooks. Ja ikkagist tuleb löök ja mööda. Ja napilt läheb postist mööda. Nii, Paju palli taga. Paju tsenderdab palli kasti, ma arvan, Tomsoni pead seal otsitakse, jääb natuke ikkagist seal selja taha, Härm leiab palli kasti, Veiko Kütt ja seal joone pealt tundub, et puhastati see pall siiski ära. Natukene tegid asju valesti. Nüüd Härmilt, okei, super pall, nüüd Evansil ruumi minna. 3-2 vastu rünnak siin. Evans lööb ja lööb ikkagi napilt mööda selle postist. Nii hästi leiab Martin Tomson Evansil nüüd on ruumi. Otsib väliskülje sööduga Haapmaal, nüüd võimalus ja Lepalt tõrje ja seal on olemas! Jasper Reilson viib FC Elva 1-0 ette. Väga hea sööt oli praegu Haapmaale, kes siis löögiga küll võttis välja väravahi Lepa ja ei olnud toimunud ka üks vahetus Elval. Mängust siis lahkuski väravalööja Jasper Reilson ja mänguga liitus. Uus senderdus kasti, Veiko Kütt vahel. Aade võidab jätkupalli. Aade praegu väga kõrgelt Elvas survestamas on. Ja tuleb 1-0. Fjodor Rodionov, värava autor. Mängu 62. minut käima läks. Ja Karl Kruus. Pall natukene võtab hoo maha, aga hästi kombineerivad seal. Puurov palliga. Ja uuesti Põldsaare. Põldsaar, Puurov. Puurov, Põldsaar. Otsivad Põldsaar ja... Selline söödumäng. Väga lihtsa kombinatsiooniga siin see väiksed seinasöödud ja ilusti pall liini taha ning Põldsaar viib Elva... Aga nüüd ei saanud Paju aru, kuidas Puti palli taha. Ja seal Puurov võidab palli, Puurov 1-1, mängib mööda! Ja teeb ära! Ja mängu 80. minutil Kevin Puurov loeb läbi Levadia mängijate plaanid ja võtab palli vahelt kasti joone peal ning temal ainult lõpetamise vaev ja 3-1 seisuks kodumeeskonnale. Hästi Puurov valmis oli ja ilusti selle palli seal. Aga küll jaut Levadialt. Ja säilitab palli Levadia mängija, paneb ka löögi ja nurga alla nurga. Väga lihtne pall, aga tundub, et Kruus ei näinud seda lööki ja 3-2 on tõsiasi. 81. mänguminuti lõppu, 82. mänguminuti lõpus. Veel siuke 10 minutit mäng. Ja Tomson vahel ja nüüd tuleb lõpuvile ja Elva on võitnud Levadia U21 täna ka 3-2. Ja see päästev vile lõpuks tuli ja olgu siis ära öeldud ka kiirelt väravalööjad, et 36. minutil Jasper Reilson